Tere veel kord sellel külmal talvehommikul ja need, kes said soojendavat ja hinge soojendavat ja keha soojendavat kevadist linnulaulu kuulda, et natukene erksam hetk sellesse külma päeva. Ma palun algatuseks kõigil, kellel ei ole oma Zoomi profiilil nime kuvatud, palun asendame numbrid nimedega, et me näeksime, kes meil tänasel päeval kuulamas on. Ja võimalik, et te tahate ka ühel hetkel teineteiselt küsimusi esitada, siis meil on see kenasti olemas ja näha. Ütlen teile tere tulemast PFC poolt. Mina olen PFC Eesti turundusjuht ja me korraldame koostöös Eesti Erametsaliiduga tänast väikest seminari, võiks öelda ka võib-olla arutelu, sest väga paljudel juhtudel puidutöötlejad, tootjad on täiesti teadlikult meile hakanud küsimusi esitama ehk PFC Eesti korraldas käesoleval sügisel väikese sellise küsimustiku oma serditud ettevõtetele ja saime teada kahest olulisest asjast, mida te meile ütlesite. Esiteks, paljudel juhtudel ettevõtted kasutavad PFC serti, aga teadmata on see nii-öelda jätkusuutlikkuse sisu ehk et me teame, et puit tuleb metsast, mida te kõik tarbite, kes siis oma tööstustes, kes kodusel moel, aga mis on selle sisu, sellest võiks rääkida. Ja tänasel veebiseminaril me teemegi otselülituse ühel hetkel metsa, küll mõne aja pärast, et rääkida siis lahti, mis asi on see jätkusuutlik puit ja mis on tema selline ülim sisu. Ja teine küsimus, milles paljud tööstusest hätta jäid ja ütlesid, et mõlgutaks palun mõtteid selles osas, et mida keerulistel aegadel, kui majandus on keerulises olukorras, kui turud langevad, mida siis teha, kas on mõned head mõtted, mida meil tasuks omavahel arutleda ja kas on mõni inimene, kes tegelikult seda teekonda on juba pikemalt läbinud ja on valmis oma kogemusi jagama. Nii et täna me olemegi siis koondanud sellele veebiseminarile just nimelt inimesed, kellel on pikaajaline kogemus ja kes on puutunud kokku serditud puiduga ning äkki me saame tõepoolest seminari lõpuks teada, kas sert võiks olla üks võimalustest antud olukorras. Paari sõnaga ka PFC-st. Nimelt on tegemist siis jätkusuutliku puidu ja jätkusuutliku metsanduse skeemi, standardite ja märgisega. Nii et tegelikult PFC on üks suurimaid metsanduse kontrollijaid maailmas. See vabatahtlik, rõhutan veel kord, vabatahtlik sertifitseerimissüsteem on kasutusel 55 riigis üle kogu maailma. Ja peab ütlema, et Eestis on selliste teadlike ettevõtete ja metsaomanike ring aina kasvamas. Nii et tegelikult on PFC serditud ligikaudu 75% Eesti metsadest. Ja kui nüüd minna seminari poole ja meie esinejate poole, siis ma väga tahaksin öelda, et olge julged küsimusi esitama ja palun teeme seda sellisel viisil, et pärast esitlust saate mikrofoni sisse lülitada ja öelda, et ma soovin nüüd ühe küsimuse esitada. Kui keegi väga ei julge, siis võite täiesti rahulikult kirjutada selle küsimuse chatti ja me leiame selle küsimuse sealt kindlasti ülesse. Nii et lähekski nüüd tänaste teemade juurde ja meie esimest niisugust teemat juhatab sisse ja räägib lahti Lauri Raid, kes on VKG biotoodete arendusjuht ja ühtlasi on tal teine oluline tiitel tema sisutegevustele. See on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige, nii et tere hommikust, Lauri. Ja millest sa meile täna räägid? Tere hommikul ka minu poolt, et külma ilmaga on alati hea see, et linnud laulavad vähem ja saab lõpuks tööd tegema hakata metsas, et see on väga teretulnud. Et kuna ma täna siis räägin temaatikat paberipuidu kontekstist, kuna ma olen sellega minevikus seotud olnud, tulevikus seotud olnud ja ma kindlasti ei ole
võib-olla metsa kasvatamise aspektist täna midagi kommenteerimas, aga räägin siis ajendeid, mis tegelikult konkreetselt selle paberipuidu sortimendi ostjad tegelevad sertifitseeritud puidu vajaduse ja nõudlusega. Kõigepealt ära kaardistades nii-öelda, et mis ajendeid ma puhtalt mõnes mõttes kommertslikult näen, miks tegelikult sertifitseerimisajendid eks ju metsamajandamise eesmärgid ja selge see, et need kaks sertifikaati ja ka kontrollitud puit, mis turul saadav, erineva käekirjaga ja respekteerides täiesti neid kommentaare, kus tahetakse tegelikult saada ka paindlikkust sertifitseerimiskriteeriumite ja metsamajandamis ratsionaalsete võtete vahel, need kõik on vajalikud, et ei oleks liigset nii-öelda ka metsamajandaja ahistamist, sest et kokkuvõttes ikkagi kommertslikult võttes, eks ju, on sertifikaadi väärtus selles, et ta tekitab nii-öelda metsamüüjale lisaturgu ja ja samas ütleme teiselt poolt metsamajandaja garanteerib teiselt poolt, et see on kontrollitud allikatest pärit puit, et see on nagu see esmane tasand, mis tegelikult vajalik on. Ja noh, see trend, et kontrollitud puit üldse on tähtis, see on täiesti olemas ja muidugi on võib-olla need lõppkasutaja soovid just siin mängus, mis seda nõudlust tekitavad ja mida mina olen näinud ja mida ma usun, on see, et kuna tegelikult ju selle lõpptarbija ja siis metsakasvataja vahel on hästi palju vaheetappe, et ka ütleme käest kätte käivad puidud ja nii edasi, siis võib-olla väikesematel müüjatel tekib see moment, et nad ei tunneta olukorda, et oleks eraldi hind ja turg olemas, kui on ka sertifitseeritud puit, kui rääkida konkreetselt paberipuidust. Aga samas, kui me hakkame vaatama neid samu suuri kontserne, kes siis tegelevad lõppklientidega, nad promovad just sertifitseeritud toote olemasolu. Ja noh, siit võib-olla mingi niisugune tunnetuslik moment, et ma usun, et ka ühistud, kes esindavad võib-olla metsamaterjali müügil rohkem kliente, nendel tekib tegelikult ka müügijõudu taha ja iseenesest tekib võimekus reguleerida seda, mida müüakse. Kindlasti, kui turud on üleval, ütleme, kui on müüjaturg, siis on seda lihtsam kehtestada. Kui on ostjaturg, on see teistpidi ja minu arust on nagu aeg ikkagi kinni selles, et kui nüüd uuesti turg müüjaturg poole läheb, siis iseenesest võiks hakata näiteks paberipuidu müüja mõtlema ikkagi eritariifi kehtestamise peale, sest et kui me võtame nüüd minevikus Läti riigimetsa LVM-i, siis nendel teistel põhjustel see tekkis 2009 aastast alates, aga antud kliendid, kes seda vajasid, nende jaoks tegelikult see lähenemine oli täiesti okei. Nõudlus, eriturg, hind, et ma paari järgmise slaidiga näitan seda, et miks ta nagu selline temaatika paberipuidu puhul on ja kui ma ei eksi, siis Eesti turul tõesti on nagu selline olukord, et Estonian Celli esindaja ka praegu telkos sees, et vist Estonian Cell on ainukene, kes eritariifi sertifitseeritud puitude eest maksavad. No aga samas ma pole aru saanud, et miks paberipuidu ostjad Skandinaavias võib-olla seda turul ei rakenda, hoolimata sellest, et oma tooteid müües nad seda aspekti just välja toovad. Ehk noh, minu arust ütleme, õiglane ikkagi on see, et kogu kett on kaetud selle väärtuspõhise lubadusega, et kui sa selles nii-öelda toru otsas lõpptootega ütled, et oled sertifitseeritud, siis tegelikult ta peaks olema kogu kett niimoodi kaetud, mitte see, et ma ei taha väita, et vahepeal, eks ju, tekib ka rohkem väärtust paberimajanduses, aga noh, ikkagi ütleme see rohujuure tasandil tegelikult kontrollmehhanism peab töötama. Ja viimane asi, mida mina olen väga tunnetanud, on meie kõigi ühine võib-olla situatsioon, mis on, noh, ütleme kommunikatsioon või PR, aga see nii-öelda meedia diskussioon
metsanduse üle, see on nagu hästi lahedaks muutumas, eriti kontekstis, kus Eesti klassikaliselt selle Saksa mentaliteediga rakendab kõiki võimalikke seadusi, mis võimalik, et noh, mingil määral võib ka rääkida sertifitseerimisest, et kas tegelikult, eks ju, peaks kõike rakendama, aga samas ma usun, et Eesti metsamajanduses on just seda protesti mõttemaailmat rohkem, et tehakse siis, kui vaja on, aga muul juhul mitte mingil juhul. aga jah, kuhu ma tahan jõuda, on see, et tegelikult kahjuks olude sunnil Eesti on, eks ju, metsameedia diskussioonis päris huvitaval kõrgel tasemel olukorras, kus tegelikult Eesti erinevate kaitsepiirangutega 31% metsadest on ka kaetud. Et tegelikult võiks nagu arvata, et me oleme Euroopas siin esirinnas kaitsmisega, et sellisel juhul võiks nagu mingil määral rahule jätta metsamajandajad, aga võta näpust. Lasnamäel ja seal supilinnas elavad inimesed arvavad metsandusest rohkem kui tegelikult sektori sees olevad inimesed, et need tsitaadid, mis ma ütlesin, et pole tegelikult mõeldud praegu meediasse edasi kuvamiseks, et need on otse öeldud nii, nagu arvamus on. Aga nüüd selle slaidi juurde, et ma sain selle BC organisatsioonilt ja see tegelikult näitab, eks ju, päris ilmekalt, et seal, kus metsa on, seal ka tegelikult sertifitseerimisega tegeletakse vähesemal või suuremal meetodil. Täiesti arusaadav, et idanaaber ei tegelegi mitte millegagi, nendel on endal oma mentaliteet ja sinna nad ka jäävad ja samamoodi Aafrika, et noh, neil on Sahara kõrb ja see on ka nende jaoks olude sunnil, kus nad on. Aga ühine arenenud maailm ja arenenud ühiskond tegelikult liigub edasi standardiseerimistega, et tahame või ei taha. Ja kahjuks see trend on selles suunas, et rohkem paberimajandust meile elus kaasa tuleb, mis teiselt poolt annab ka uued turud, mis tagab meile tegelikult kõrgema müügihinna. Et kui nüüd järgmise slaidi peale tulla, et eks seda võib vaadata nüüd väga erineva aspekti peal, sest et kui me räägime nüüd puhtalt paberipuidu turust, et paberipuitu, eks ju, tselluloos- ja paberitööstust peetakse kogu maailmas siis mahule 400 miljonit tonni aastas tegelikult, et kui me hakkame sellest maha lahutama kõigepealt vanapaberi käitlemise kett, mis on, no ütleme 60% kogu sellest mahust ja siis võtame maha need integreeritud tehased, jäävad järgi nii-öelda market pulp tehased, mis on sellised, kes toodavad tselluloosi ja müüvad vabale turule. Selle turumaht on 79 miljonit, sinna jäävad erinevad tooted sisse, aga paremal on siis nüüd see graafik, mis näitab, milliste riikide esindajatena mahtude mõttes neid toodetakse ja selge on see, et Ladina-Ameerika kasvavas trendis on ja teisest küljest ka võttes Põhja-Euroopa ja Põhja-Ameerika ehk siis Nordicu alla siis Skandinaavia ja Kanada ja Ameerika juurde, et sealt tegelikult need nii-öelda market pulp tehaste müügimahud pärinevad. 3/4 tegelikult on ju kontrolli all, mis on Lõuna-Ameerika ja Põhja-Euroopa ja Põhja-Ameerika. Aga vasakul pool näitab rohkem siis nüüd ütleme seda tarbimise poolt ehk tegelikult, eks ju, need, kes on kiuga defitsiidis, kes teevad oma paberipakendi hügieeni jumal teab mis tekstiilitooteid, aga peavad selle kiu siis või tselluloosi kellelgi sisse ostma. Ja kui ma nüüd järgmise juurde tulen lihtsalt, et kui need panna trendid peale, siis tegelikult tugev trend on, eks ju, sellest, et Ladina-Ameerika oma mahud müüb Hiinasse. Ta müüb ka päris palju oma mahte Lääne-Euroopasse ja mis Hiina mentaliteet on see, et on, eks ju, sellest võib-olla pool mahtu, mida nad ise tarbivad ja arengumaad, aga on suhteliselt tugev sektor Hiina toodangus, mis tegelikult müüakse Lääne-Euroopa turul. Ja sealt hakkab pihta see teema, et tegelikult Lääne-Euroopa ikkagi kujundab paberitoodetel mentaliteeti pea poolele mahule või 40% kogu tarbimismahule. Ja kuna Lääne-Euroopal on niisugune huvitav, et kui ta vaatab koopiapaberi peal seda leibelit, et seal on mingisugune BC ükstapuha, mis leibel peal, ta on selle peale õnnelik, tunneb, et riskid on maandatud, keegi on kontrollinud, et ei ole looduskaitseala pealt võetud tammepuud ja joostud, eks ju,
tselluloositehasesse, kõik need nii-öelda inspektori garantiid on tegelikult tarbijale väga vajalikud. Et sealt tegelikult see taust tuleb. Ja kui ma nüüd lähen võib-olla viimase teema peale, et ma lihtsalt võtsin veebsaidi pealt, kuna just Kemi oli, eks ju, käivituse all oktoobri lõpus, et mismoodi nemad veebsaidil toovad välja sertifitseerimist, siis niimoodi ta on, et tegelikult ka nende koguahelas, eks ju, 90% on sertifikaadi all, mis näitab, kui tähtis see temaatika on. Et ülejäänud märked tegelikult lihtsalt näitavad, et suurkontsernid olude sunnil tegelevad väga paljude erinevate sertifikaatidega, milleta lihtsalt suurkontsernid elada täna ei saagi. Aga kui see vana diskussioon alati oli nagu selle peale, et kas üldse nagu sertifikaat Euroopas tähtis on või mitte, siis ma ikkagi eeldaksin, et väikesemate vahendajate puhul see õnn võib olla, et sa saad ilma sertifitseerimiseta võib-olla ka turul eksisteeritud, aga tegelikkuses olukord on ikkagi selline, kus tahad leida need turud, kus kliendid ka raskel ajal ostavad või headel aegadel on nõus maksma koefitsienti juurde, siis sertifikaat see väljund on. Ja seda mina just täna sellel lühikesel sõnumil tahtsingi jagada, sest et ja ma olen 17 aastat, eks ju, Kunda tehases töötanud ja rakendasin just seda meetodit aastal 2012 alates vist. Puhtalt turust lähtuvalt meie olukord oli see, et kõrgema hinnaga kliendid ütlesid võta või jäta ja selles situatsioonis me läksime sellega kaasa. Ehk osaline tariif ka tegelikult metsamajandajale sealt tagasi tuli. Aga noh, ega ma siin mingisugust teiste kontsernide eest rääkida ei saa, aga ma arvan, et mis tegelikult on võib-olla Eesti metsamüüja võimalus on see, et kui turud jälle uuesti tugevaks lähevad, siis esiteks hakata ikkagi suruma läbi paberipuidu müügikeskuste mentaliteeti, et sertifitseeritud puit peaks maksma eritariifiga ja noh, tuleviku promo ka, et eks ma tegelen täna siis selle projektiga, et biotoodete tehas Eestisse tuleks ja kindlasti see tehas hakkab olema samas situatsioonis, et ta läheb turule, kus tegelikult tahetakse sertifikaadi kaupa ja selle eest ka tegelikult on natukene teine hinnatase. Ma ei võta seisukohta, kas lõpptarbija käitub õigesti, kui ta paki peal tahab näha leibeleid, seda, et inspektorid tahetakse näha seal, see on turu olukord ja nii ta on, et jah, mul ausalt öeldes sõnum sai lõpuni ja vast ka see veerand tundi sai lõpuni, et nüüd avatud küsimusteks. Nii, kas kellelgi on küsimusi? Kõik on väga vaikselt. Lauri, ma siis küsin sinu käest ise, et kõigile teadmiseks, et BFC sellises sertifitseerimises on kaks poolt. Üks pool on metsaomaniku sertifitseerimine, mis siis põhineb metsamajandamise standardil ja mis on kohandatud väga selgelt Eesti tingimustele. Seda töötatakse välja siin kohapeal ja kooskõlastatakse pärast hiljem rahvusvahelise BFC-ga. Teine osa sellest tõsisest sertifitseerimise tegemisest on siis tarneahela ettevõtted ehk need on siis nii-öelda saeveskid, mööblitootjad ehk puidutöötlejad selles ahelas, keda sertifitseeritakse tarneahela skeemi järgi. Ja see on rahvusvaheline. Lauri, täna meil on väga palju selliseid osalejaid, kes just nimelt tulevad ettevõtetest, kes mingil moel töötlevad puitu ja sina, kes sul on eelnev kogemus serdi rakendamisel ja selle igapäevatöös, et no kui hull või keeruline see siis nüüd on, et kui sa pead hakkama serti iga päev töös hoidma, et kui palju see nagu töömahtu ettevõttele juurde annab, sest kõik me ju ettevõtjatena ütleme, et noh, ma ei tea, kas me ikkagi tahaksime nii suurt koormust kanda, kui valuline see on? No ma ei tea, ma ütleks ikkagi jälle, et siit tekib see mastaabi efekt, sest et ma ei ole elu sees vist ühtegi närvinakku kaudanud selle temaatika rakendamisel, kuna tänasel päeval on olemas konsultandid, kes kõik töö ära teevad.
et küsimus, eks ju, on hinnatariifis, mida keegi peab maksma selleks, et keegi selle töö ära teeks. Aga muidugi on selge see, et igas ettevõttes on struktuuris inimene, kellel töökoormus mingil määral andmete käitlemisel muutub, aga noh, kui see muutub rutiiniks, siis tegelikult rutiin jookseb edasi ja asi on tehtud, et see on nagu käivitamise moment. aga noh, ikkagi kui on väikesem organisatsioon ja on vaja rakendada konsultantide abiga, siis see on okei. Pärast on see juba rutiin, kus kuskil on templid peal ja paberid liiguvad õigesti edasi, et noh, need IT-süsteemid kõik on olemas, et software'id asju tänapäeval edasi ei kannaks, et see, no muidugi aastased auditid ja need asjad tuleb ka teha, aga see on elu üks osa, et vahest tuleb auditeerimisi lasta teha. Ma selgituseks ütlen, et näiteks metsaomaniku puhul ta saab CERD-i 5 aastaks, täpselt samamoodi ka tarneahela puhul, aga ta saab CERD-i 5 aastaks ja tema metsa käiakse kontrollimas igal aastal. Nii et, aga need otse loomulikult need auditid ei ole sellise põhjaliku sisuga nagu esimene audit esimesel aastal või siis 5 aasta pärast, kui sertifikaati uuendatakse, nii et sellega on natukene tegemist. Lauri, kas Eesti ettevõtted, Eesti ehitajad, näiteks Eesti puidu jae- ja hulgimüüjad, kes täna serditud puitu võiks rakendada, mis nad sellest kasu saavad või miks nad peaksid seda üleüldse tegema? Võib-olla see on mingisugune globaalne trend, mida nüüd justkui meie turg peab ka kaasa tegema. No ja ma ikkagi eeldan, et samamoodi nagu võib-olla selle paberisektoris, ka ehitussektoris, vaadates neid saematerjalide pakke, kus on, eks ju, templid peal BSC, et see trend on laienev ja just raskete turgude aegadel, kus mõned turud ära kukuvad, jäävad teised alles ja kui nende allesjääjate hulgas on võib-olla just harilikult nõudlikke oma kliente, kes tahavad ka sertifikaati selle lisaks, siis see tegelikult on realiseerimisel üks võluvõti, kus head hinda kätte saada. Võib-olla üks asi, mida ootavad kõik siin ketis olijad kindlasti ka sertifitseerimisorganisatsioonidelt, on see, et jätkub meelekindlust, eks ju, vastu seista lollustele, et see ei ole praegu BFC väljakutse, aga see, et näiteks FSC puhul, eks ju, diskuteeritakse, et kes on ikkagi see põliselanik, et see on nagu asi täiesti kontrolli alt minemas, aga noh, sellised terve mõistuse rakendamised on tähtsad ja ära hoida jaburused ja seda meelekindlust peab kindlasti Eesti sertifitseerimisorganisatsioonidel olema, et vastu seista sellele, mis kuskil Euroopas välja mõeldakse. Et jutt käib siis Kagu-Eesti nurgast, kus jah, lihtsalt oponeeritakse niisama. Nii, aitäh, Lauri. Kas on kellelgi tekkinud küsimusi Laurile? Ei ole. Igal juhul mina siiralt tänan Laurit selle aja ja kogemuse jagamise eest ja liigume edasi järgmiste esinejate juurde, kes on mõlemad seal kusagil Tartu kandis. BSC väga meeldivad partnerid Marek Mardisoo, kes on Esthussi tootejuht ja tema kõrval istub Peeter Lossmann, kes on Tervemaja juht. Üks on tootja, teine on puidu müüja. Nii et ma annan sõnajärje teile, et ma tean, et teil on pikk tee selja taga, et olete tulnud kusagilt Innsbruckist, eks ole. Ja ma tean, et te olete täna väga hästi ette valmistanud meiega jagama oma kogemusega seotud teemat. Nii, kohe kuuleme, kas teie nüüd meid kuulsite? Tere! Tervist kõigile! Tervist! Siis on näha, mis ettevõtetega tegemist on. Mina olen siis Marek Mardisoo. Vabandan, mul on selline hea talvine hääl sealt samast Euroopast kaasa võetud.
Et kiirelt siis Estus, kes või mis on Eesti majatootja, kes toodab sellist huvitavat toodet kui ristkiht naelpuit. Kutsume teda MHM-iks. Ja kuna meie majadel ja meie lahenduse puhul me siis kasutame hästi palju puidupõhiseid tooteid, ehk siis soojustusmaterjalideks puitkiud soojustusi nii seinas kui ka katustel. Ja siis loomulikult ka fassaadis ja siseviimistluses hästi palju puitu, siis meie jaoks see puidu temaatika ja tema tarneahel on oluline. Ja mina siis Peeter Lasman Tervemaja OÜ-st ja me oleme siin pikka aastaid Estussiga koostööd teinud. Alustasime küll 2005. aastal Fermatsel kipskiudplaatide maale toomisega ja nüüdseks juba siis ka 16 aastat Taiko puidupõhiste toodete maale toomisega. Ja kuni eelmise aastani nagu ei olnud see PFC nagu väga oluline, aga seoses nii-öelda partneri vajadustega alustasime ka nii-öelda PFC tarnealas sertifikaadi algatust, et kliendi soov on kuningas, siis peab täitma ja see ei olnud nagu meile suur probleem. Et see on vajalik ja meil oli vist varem ka sellel teemal juttu, et peaks nagu olema sertifikaat, aga kuna ei päritud, siis ei olnud see esmapunkt. Aga Taiko on üks maailma suurimaid puidupõhiste materjalide tootjaid, seal on kõik soojustused, puitkiud, plaadid, tuuletõkked, iidalad, LVL-id, et firmal kui sellisel oli olemas tootjal 100% PFC, siis meil oli selles suhtes lihtne, kuna ka meil ei ole alternatiivtooteid, siis see lihtsustas veel, et meil oli ainult ühe tootja tooted ja terve süsteem ikkagi firma oli üles ehitatud, et kõik vajalikud dokumentatsioonid olid juba eelnevalt olemas, et see oli väga kiire teostus. Meil ei olnud sellega probleemi. Jah, see käis, kuna nõudlus siis tekkis meie kliendist, et klient, kes soovis siis sertifitseeritud puitmaterjali kasutada oma kodu ehitamisel ja ainukene võimalus üldse nii-öelda hankel osaleda oligi see, et eeldus, et me oleme sertifitseeritud. Et me küll teadsime, et meie tooted suures enamuses just nende soojustuse poole pealt on sertifitseeritud varem. Et puitmaterjal, mida me kasutasime, oli juba ka suures osas sertifitseeritud. Aga tarneahelas meie enda ettevõtted ja meie protsessid siis tol hetkel veel ei olnud. Et siis hakkasime asjasse süvenema ja leidsime, et see on igati mõistlik lahendus, et see peegeldab ka ühtepidi meie ettevõtte väärtushinnanguid ja meie igal juhul toetame ja tahame toimetada samastel alustel, mis on siis PFC alustalad ja kogu see süsteem üles ehitatud. Nii et meil oli ta mõnevõrra keerulisem ja pikem see protsess, et kuna majatootjana neid erinevaid materjale, mida kasutatakse, on hästi palju, tarnijaid on palju, et kogu selle käsiraamatu valmis kirjutamine ja juhtimissüsteemides sisse juurutamine oli mõnevõrra pikem protsess. Nüüd, kui ta on töös omadega, siis enam ei ole probleemi, nüüd on inimesed harjunud ja kõik arved ja saatelehed ja igasugused aruandluse asjad töötavad suhteliselt automaatselt juba. Ja miks ta siis veel nagu kasulik või vajalik on just äriliselt, et tolles konkreetses projektis ta oligi meil ainukene võimalus
ja tuli välja, et ka tegelikult kogu Skandinaavia pealt ikkagi oli ainult mõned üksikud pakkujad veel, kes üldse suutsid konkureerida tänu sellele klauslile. Ja nüüd on ka tulnud edaspidi, siis tolle projekti me teostasime nüüd siis peaaegu 2 aastat tagasi, 1,5 aastat tagasi. 1,5 aastat tagasi. Ja järjest rohkem tuleb erinevaid päringuid, kus on sertifitseeritud puidu kasutamise nõue sees, et seda tuleb just Skandinaavia poole pealt, seda on näha Kesk-Euroopast ja väga loodan, et ühel hetkel ka Eesti riik jõuab sinnani, et näiteks riigihangetes kasutatakse sertifitseeritud puidu nõuet, sest meie kui inimesed kõikides nendes ettevõtetes töötame, et need on ka meie väärtused, meie otsused, et kas me soovime, et asjad oleksid jätkusuutlikult ja kestvalt lahendatud või on meie jaoks kõige olulisem see hind ja ükskõik, kas see mets on seal majandatud või mitte majandatud selja taga. Et tähtis on, et asjad oleks ka nurga taga korras, et kogu süsteem toimiks. Minu meelest see ongi üks suurim väärtus sellel asjal, et ei jõua ju ise kõiki asju kontrollida ja kogu aeg järge ajada, et sellised sertifitseerimislahendused annavad selle kindlustunde, et kui keegi tahab minna, siis ta suudab terve tarneahela tagasi minna kuni sinna puuni välja, kust ta toodud on või maha saetud on ja kuidas ta istutatud on ja kuna ta istutatud on. Ja ütleme, et antud hetkel tal veel ei ole võib-olla väga sellist tohutut suurt nagu tähtsust või talle ei pöörata tähelepanu, et ka eraklientidele Eestis, kellele me siin oleme nüüd maju järjest ehitanud ja neid sertifikaate väljastanud, siis need kliendid pigem on sellised, et nad ei tea sellest asjast palju midagi, nad on küll kuulnud, aga neil on kõigil siiralt hea meel selle üle, et siis kui nad süvenevad sellesse, kui nad selle sertifikaadi on saanud või siis juba nii-öelda müügiprotsessi käigus me teavitame neid, et te saate ainult sertifitseeritud puitmaterjalidest koostatud maja. Ja see on ka siis tõesti, et meil on kõik voodrilauad, soojustus, kandev konstruktsioon, see ristkiht naelpuit, fermid, aknad, liimpuit, selles mõttes me võtsimegi ka ettevõtte siseselt otsuse vastu, et me kasutamegi ainult sertifitseeritud puitu ja tänu sellele siis ka meie tarnijad, nagu Peetriga koostööd teeme, et ka teised tarnijad peavad olema sertifitseeritud. Jah, kuidas võiks öelda nagu müüjana, siis hoopis teisest teemas paar nädalat tagasi küsiti minu käest, et kuidas te müüte selle ehitajale maha? Mina vastaks lihtsalt, et see ei ole vaja maha müüa, et see näitab ettevõtte väärtushinnanguid, et kui siin huvitab kliendil oleks kõik tõendusmaterjalid olemas algusest kuni lõpuni, siis seda ei ole vaja ehitajale maha müüa, see on lihtne ja loogiline järg. See on nagu kõik keskkonnadeklaratsioonid ja kõik muu sertifitseerimine, kas on huvi või ei ole huvi. Või eelneva slaidi peal oli ka, et 90% on sertifitseeritud puit, siis Staiko puhul on see 100%, et kui seal on juba 90%, siis on 10% võimalust, et keegi ei tea, kus see puit on tulnud ja see ei ole päris okei. Jah, antud hetkel, kuna tänu sellele või kahjuks sellele sõjale on nii-öelda enamus puitu, mis ju minu sektoris või meie kasutatavates sektoris liigub, on tegelikult juba ju sertifitseeritud. Et küsimus on nüüd selles, et see mõttekoht tekib sellel hetkel, kui ütleme, et see sõda läbi saab ja Venemaa puit uuesti turule tagasi tuleb. Ehk siis meil, kui inimestel tekib valikuvõimalus, et mida me siis ostame. Ja sellel hetkel hakkavadki just need väärtused ja suure pildi nägemine rolli mängima ja see vastutuse võtmine minu meelest. Et kas me tahame, et meie lastelastel oleks mets ja kas me tahame, et ka nii-öelda kaugetel teistel inimestel, keda me ei tunne, et neil oleksid metsad alles ja säiliksid, sest naljaga pooleks, et kui neil metsa ei ole, siis nad tulevad lõpuks meie metsa, et me ei taha jälle seda, et peab suurt pilti nägema ja vastutust kandma ja võtma.
ja selle sama, et kui Peeter ütleb, et tal ei ole keeruline seda mulle müüa, siis mina ütlen, et mul ei ole keeruline seda meie klientidele müüa, lõppklientidele, sest järjest rohkem see teadlikkus turu peal kasvab, inimesed sellest räägivad ja tegelikult, kui sa juhid neile natukene tähelepanu, siis nad kõik saavad sellest aru ja järjest rohkem on näha, et inimesed on nõus selle eest ka rohkem maksma. Et ühtepidi on siis see, et jah, küll inimestel ei ole seda raha, et ütlete, et rohkem maksta, aga siis tehaksegi võib-olla mingid teised koha pealt need kompromisse, et teeme siis näiteks natukene väiksema selle maja. Et võib-olla ei pea olema 50 või 60 ruudune elutuba, et keskkonna aspekte arvesse võetes tehakse näiteks hoopis 40 ruudune elutuba, aga tänu sellele kasutatakse paremaid materjale ja saadakse suures pildis parem lõpptulemus. Nagu Mark ütles, et arvatakse palju, et ei ole seda raha ja võin ka öelda, kuna meil on mõlemad firmad Estlusi ja Tervemaja puhul on ikkagi selline natukene eristuv tootevalik ja pakkumine, siis inimesed on nõus natuke rohkem maksma, kui nad teavad, mille eest. Ei tasu alati minna nii-öelda kliendi rahakoti sobrama, et ta tahab kindlasti kõige odavamat. See ei ole päris nii. Ja tänu sellele ka need PFC sertifikaadid. Kindlasti see just see väärtuspakkumine, et mida suuremat väärtuspakkumist sa pakud, seda kergem või lihtsam on kliendil ka neid asju teha. Ja veel üks asi, mida ära mainida, et nüüd järjest rohkem tulevad peale ka igasugused need keskkonnadeklaratsioonid ja erinevad sertifikaadid, et on need siis need tootepõhised EPD-d, LCA-d, ESG-d, GVP-d, LIAM, BREED, et kõikides nendes sertifitseerimissüsteemides samamoodi ikkagi see puidutarne, sertifitseeritud puidu kasutamine annab ka jälle punkte juurde, et sellega on ka võimalik siis jälle nii-öelda turul mingi eelis saada. Et kas sa saad seda siis ära kasutada paremini mis iganes turunduses või siis lihtsalt, et ongi kõik hästi. Jah, nii nagu ka PFC puhul on ka Staikol kõik keskkonnadeklaratsioonid, kõik selleks vajalik, et see on nagu, enne siin rääkisime, et kõik selline sertifitseerimine on ikkagi taandub selle peale, kas firmad soovivad seda või nad ei soovi. See tähendab, et firma peab juba alguses peale, tema mõtte loomises peale olema niimoodi üles ehitatud, et ühel päeval oleks võimalik sertifitseerida ja siis ei ole probleeme. Probleem on, kellele ei meeldi, on need, kes on, võib-olla halvasti öelda, susser-vusser, et ma kuidagi teen, ja kui ühel päeval öeldakse, et oleks vaja sertifitseerida, siis on jah selline paks patakas paberit ja täita, ja siis on see väga suur probleem, aga kui kõik on juba eelnevalt nii-öelda ette valmistatud ja selle põhimõttel ka üles ehitatud, siis on see suht lihtne. Ja mulle ikka meeldib öelda või mõelda seda, et ettevõtte võrdub tegelikult inimesed ja kui me inimesena väärtustame neid väärtuseid ja siis me võiks käituda nüüd kodus ja tööl samamoodi ja samade põhimõtete järgi. Ja Kerli, võta üle, küsimusi või teised. Loodame, et oli inspireeriv. Ja see oli väga inspireeriv, et mulle avaldas väga teie selline vaba suhtlusvorm muljet. Ma enne, kui ma ise küsin, kas meie kuulajatel tekkis mõni mõte või mõni küsimus, mida kõigiga jagada? Kõik on nii tagasihoidlikud, et ma siis murran seda müüti ja ei ole tagasihoidlik ja küsin. Kõigepealt konstanteerin fakti, et minu meelest härrased väga kenasti seletasid lahti selle, kuidas tõepoolest meid ju ümbritseb erinevate nõuete ja sertide ja hoolsuskohustus. Sellised huvitavad väljendid on tekkinud meie sellisesse igapäevatöösse, et PFC on jah väga suurel määral osaline väga paljudes teistes sertides või teistes nõuetes, nii et me paistame sealt välja, et tehes võib-olla täites mingisuguseid muid nõudeid, on teil juba PFC serdiga ammu täidetud need nõuded. Selles mõttes on see kõik omavahel seotud.
aga kui nüüd küsida nagu edasi, siis mina küsiksin kohe Peetrilt, et suheldes ehitusettevõtjatega, mul on väga hea meel kuulda, et sa sellised jätkusuutlikkuse põhimõtted justkui võiksid olla elementaarsed, aga mida teha sellise ettevõtjaga või kuidas sellisele ehitusettevõtjale seletada jätkusuutliku puidu väärtust, kes ütleb, et kuulge, ma tahan saada korralikku kvaliteetset prussi. Mind ei huvita, kas see on jätkusuutlik puit või ei ole. Ja kas teie oma igapäevatöös kohtate ka sellist vaadet? Jah, kui päris ausalt öelda, siis jah, tänasel päeval suurel enamusel küll Eestis see ei ole nõue, et otsitakse ikkagi lihtsamat versiooni. See ei puuduta ainult PFC-s, ka kõigi muude puidustandardite puhul, et ei kasutata nii-öelda C24 klassi, vaid võetakse kõige lihtsam ja nähakse rohkem vaeva sellega, et ühtepidi jah, minnakse lihtsamat teed pidi, aga teistpidi on see keerukam, et kui ütleme, tellija lõpuks tahab mingi dokumenti saada, siis on ta PFC või mis iganes. Et on endal keerukam ja seda kunagi ei tea, kuna ajas võivad kõik nõuded muutuda, et tuleb tulevikku vaadata, et kõik ühel päeval tulevad meile koju nii või naa. Et mida varem sa kohal oled, nii nagu meie terve maja oli meie üks esimesi nii-öelda müügifirmasid, kes tegid üldse, et mind pani imestama, et pole eelnevalt neid suuri firmasid ja tahtnud teha. Ja PFC on muidugi eelis, et ka kui me tegime selle PFC valiku, kas FFC või PFC, siis sisetunne, et sa peaks tegema PFC ja sai ka õige valik tehtud. Sellepärast näiteks Taiko on selle aasta algusest ainult PFC alles. Muid ei ole, varemal aegadel oli ka FSC ja PFC mõlemad, aga nüüdseks on jäänud ainult PFC. Et see on üks õige valik, peab mõnikord olema. Aitäh! Küsin Marekult, et sina viitasid, ma tean, et sa päriselt ka kasutad jätkusuutlikkuse teemasid oma turunduses. Kuivõrd tõhus see on ja kui sa nüüd vaatad ümberringi, kas Eesti ettevõtjad, kes on sertitud, kas nad päriselt ka kasutavad seda turunduses või on see pelgalt mulje? Hea küsimus. Ma ei olegi selliselt ringi vaadanud, et ma usun, et need, kes ikkagi kasutavad, et saavad aru, mis vastutust ja koormat nad kannavad, et see ei ole lihtsalt sõnakõlks ja usalduse tekitamine on suur töö ja kui seda rikkuda on väga kerge ühe vale liigutusega, et ma arvan, et keegi ei lähe sellega riskima seal, et tegelikult ei tee või nurga taga teen mingit teist asja. Et turunduses eks ta on selline, ühtepidi mõni ütleb, et see on rohepesu, teisipidi jälle mõni ütleb, et see on hügieeni elementaarne ja normaalne, et kas ta nüüd ringmajanduse või see hällist hällini, cradle to cradle vaatenurgad, et eks nad kõik kattuvad üht või teistpidi, et nagu sa Kerli ütlesid, et see sertifitseerimine erinevate lahenduste vahel, et nad suures osas katavad üksteist, et kui sa ühe ära teed, siis teisi on juba suhteliselt lihtne saada, sest süsteemid ja asjad ja põhimõtted enamustel on ikkagi sarnased. Mõnel on mingid asjad natukene kangemad, teised lahjemad. Ma ei tea, ma ausalt, et me ei kasuta väga paljudes otseselt ära. Pigem on selline vaikne kliendi harimine ja siis ise selle vastu. Nii, kas kellelgi on veel tekkinud küsimusi? Tundub, et täna olen mina küsija rollis ja mul ei ole tõepoolest selle vastu mitte midagi.
aga mina igal juhul soovin nii Estvusile kui ka terve majale tervet mõistust ja et kellelegi sellist valet muljet ei jääks, et me nüüd tegelemegi, et te olete ju ettevõtjad, kes ei tegele ainult sertide ja sertifitseerimisega, et see on üks osa teie tööst, aga see ei ole kindlasti olulisem ja suurim osa tööst. Ehk teie tegevused põhinevad paljuski nende nii-öelda sertide sisu kaasamisele, nii et uskuge mind, teil jääb nagu päris ja põhitöö tegemiseks ka ikka aega, et sertid ilmselt ei võta kogu teie tööaega, et olgu see siis ettevõtjate mitte hirmutamiseks niisugune tugisõnum. Aga igal juhul mina väga tänan Peetrit ja Marekut seal Tartus, et nad olid valmis oma kogemust jagada ja jõudu siis uute ilusate, võib-olla ka innovatiivsete ja teisi õpetavate projektide rajamisel, et nii nagu te tegelikult täna ka toiminud olete. Aitäh! Aitäh! No nii, ja nüüd on aeg minna metsa. Me küll mõtlesime, et me teeme otselülituse metsa, aga sai selgeks, et ega meil ilmselt ei õnnestu talvetaadiga sellist väga head kokkulepet teha, et me parem salvestame selle loo ette. Ja nüüd on nüüd see koht, kus see on kõige sagedasem küsimus, mida mulle esitatakse, et no mis on selle asja sisu, et te räägite küll siin sertidest ja te räägite sellest, et jätkusuutlik puit ja kestlik puit ja kontrollitud puit, kõik see tegelikult on üks ja sama. Ja me otsustasime selle asja nüüd üheselt selgeks teha. Me läheme videolülituses mitte otse metsa, vaid salvestatud vahendite abil metsa ja meiega on Taavi Eerpais, kes on Vardi metsaühistu juht ja kes teeb meile selle asja üheselt selgeks. Nii et head vaatamist, me circa 15 minutit vaatame seda videot ja teisipidi on teil ehk võimalus ka küsida otse Taavilt pärast videot, kui teil küsimusi tekib. Ma loodan, et meil õnnestub Taaviga selleks hetkeks ühendus saada. Nii et head vaatamist. Me oleme novembrikuises Eestimaa metsas koos 5. põlve metsaomanikuga. Taavi Eerpais, räägi meile, kes sa oled ja me mõlemad Taaviga teame, et me räägime täna jätkusuutlikust metsamajandamisest selleks, et puidutööstur, selleks, et tootja, tavainimene teaks, mis on selle jätkusuutliku või serditud puidu ülim sisu. Mina olen Taavi ja olen siis siin Rapla ja Harjumaa piiri peal tegutsemas. Tõsi, ja mu enda metsal on PFC sert olemas ja meil on Vardi metsaühistu, kelle liikmetest võib-olla küll mitte väga palju, aga võib-olla 5% on samamoodi siis serdi omanikud, ehk siis, et sertifitseeritud metsa osakaal ei ole küll võib-olla väga suur, aga ma loodan, et see eristab siis teistest metsaomanikest neid, kes tahavad võib-olla natukene rohkem kas loodusele jätta või tagasi anda või natuke teistmoodi oma metsi vaadata, majandada. Kas täna, olles siin samas Raplamaa metsas, on see metsa majandamine jätkusuutlikult kuidagi teistmoodi kui siis nii-öelda mitte kontrollitud või mitte jätkusuutlik? No eks Eestis metsaseadus on juba niivõrd range, et hästi lihtsad näited, kui võrdleme naabritega, soomlastega, siis nemad ei pea jälgima raielangi piire, et kui suur on näiteks raielank. Meil on Eestis maksimaalne 7 hektarit on ees, suuremat raielanki me teha ei tohi. Ja tõsi, et ega me metsaomanikena väga-väga harva kasutame üldse sellist võimalust raiuda 7 hektarist lanki, siis tavaliselt on seal mingisugused mingi põhjus on siis, et kas on siis tõesti väga suur mingi üraskikolle või siis on tõesti väga-väga kaugel
teedest eemal, hästi keerulise juurdepääsuga, et kui juba talitee sinna teha, et siis raiutakse vähe suurem lapp, et sinna uuesti nagu tagasi tulla on keeruline. Et ehk siis mu enda metsas väga harva teen üle 2 hektarist lanki, 2,5. Mul tundub, et see on nagu jah, ta on visuaalselt ilusam. Veel teiseks on see, et nad minu arust uuenevad väga hästi, et kuna ikkagi metsas nii-öelda mitte ainult seemnepuudelt ei tule seemet, vaid tuleb ka külgnevast metsast tuleb seemet ja aga tõsi, on olukordi, kus olen teinud ka üle 5 hektarist lanki, nii et see võimalus on küll olemas, aga kasutan harva. Kuhu sa meid praegu toonud oled, et mis siin, ma näen, et tegemist on lamapuiduga, et mis sellega on? No siin ümberringi jah, on veel oksad on kõik kokku vedamata, need peavadki siia raielangile jääma kuni järgmise suveni, et see okas kõik siia langile jääks. Nad kuivavad ära ja nendest okstest alles saab siis nii-öelda rohelist energiat alles järgmisel talvel. Ehk siis need peavad järgmise suve veel siin seisma ja see okkad on väga hea ka sellele mullastikule, mis siin on, et katlamajale on ta halb, see okas, neile see ei meeldi ja mullale, metsamullale on ta hea, et see on mõistlik, et me ootame parem ja laseme sellel okkal siia metsa ära variseda. Aga jah, raie on tehtud siis nüüd alles siin mõni nädal tagasi. On lageraie lank, jäetud päris palju nii seemne kui säilikpuid siia püsti. Just seetõttu, et oleks visuaalne pilt ilusam ja need männid näiteks saavad vabalt kasvada veel mõnikümmend aastat ja kuna see on nii teeäärne asi, siis miks mitte jätta 20 aastaks need männid siia teeäärde nii-öelda juurde kasvama ja lisaks see, et siis see lagerlank ei tundu nii suur ja võib-olla nii tühi, et tal on nagu mitu põhjust. Ja alati neid saab siit kätte, et iga ilmaga, et tee on lähedal ja pinnas on kõva, et siia saab jätta. Kui PFC standard räägib nagu sellest, et väga oluline on erinevate liikide säilimine ja areng, et kas see sama lamapuidu jätmine kuidagi on seotud selle liigirikkuse arenguga? Jaa, lamapuitu jäetaksegi just nende, pärast näitame ka veel, eks ole, kus on nagu nii-öelda säilikgrupid ja need, ehk siis säilikpuude grupid, mida jäetaksegi. Tavaliselt need säilikpuude grupid kukuvad ise ümber, sealt tekib uuesti seda lamapuitu ja siis seal on teatud liigid, mis vajavad just seda lamapuitu ja see on nii-öelda natuke teine asi ja seda me pärast räägime veel eraldi. Aga jah, et kui me praegu vaatame neid oksahunnikuid siin, siis need ikkagi me viime siit välja ja kasutame ikkagi energiaks ära. Aga võib teha sellest metsast veel natuke, et see oli veidi üle 80 aasta vana kuuse enamusega mets. Et siis kuuske loomulikult me siia metsa enam ei jätnud, kuna kuusk oli juba nii ehk naa, ütleme nii, et liiga vana. Et tegelikult on see nagu probleem, et meil metsaseadus ütleb, et me peame kuuske kasvatama 80 aastaseni. See on meil ühiskondlik kokkulepe. Majanduslikult ei ole see absoluutselt mõistlik kasvatada siin sinilille kasvukohatüübis kuuske 80 aastaseks. Et see on, selja taga on hea vaadata seda virna, et kui suur osakaal ikkagi läheb hoopis kütteks, et kasvatame küll 80 aastat puud, näeme vaeva, aga siis laseme tal ikkagi nagu ära mädaneda, eks. Et kuuske oleks mõistlik ikkagi 6-70 aasta vanuselt raiuda, aga meie metsaseadus seda ei luba. See on ühiskondlik kokkulepe ja võib-olla see kunagi muutub, aga hetkel on see nii. Siin on nüüd see sortiment, mida ühiskond meilt ootab, et ikka saaks teha lauda ja tooli ja puidust maja ja et siis see on selline kuusepalk, mis on küll selline rohkem ladva poolt võetud, ehk siis peenem kuusepalk, see läheb Aegviidu saekaatrisse. Täna hommikul läks jämepalk Imavere saekaatrisse ära, siis need tüükotsad, et erinevad tööstused on spetsialiseerunud erinevatele diameetritele ja pikkustele ja siis meie siin metsas sorteerime kõik need palgid eraldi, et vastavalt tööstusele jõuaks see õigesse kohta. Jah, et ühiskond, ma saan aru, ootab ka meilt, et me annaksime seda sertifitseeritud puud
aga no ma pean tunnistama, et metsaomanikuna ma ei näe seda ühiskonna tänu küll kuskilt, et see võiks ju, kui ma teen nagu siin natukene rohkem tööd, ma kulutan rohkem raha, et see puu siia tee juurde jõuaks, ma kulutan rohkem hooldamisele, siis võiks olla, et ühiskond annaks ju natukene tagasi, ehk siis ostaks seda puud natuke kallimalt mult. Aga tegelikult reaalne elu on siis see, et ma ei saa täna peale mäda haavapaber, mis mul läheb Kunda Estonian Celli, see on see ainukene koht, kus ma saan siis 1 euro tihumeetri eest rohkem. Et see on tegelikult on ta kurb. Et ühiskond küll väidab, et tahavad olla rohelised ja mõtelda, aga tegelikult on ikkagi nii, et ostetakse sealt, kus ikka euro odavamalt saab, et see on nagu ikkagi, no see on kurb, eks ta, aga alati on lootus, et võib-olla asjad paranevad. Eks sa tunned täna sellest puudust, et keegi väärtustaks sinu tööd selle eest, et sa oled täna juba keskkonna mõttes midagi paremini teinud? No see oleks ju loogiline, et kui ma panustan rohkem, jätan metsa rohkem materjali, see on ju pilti, kuidas minu raha on, et siis ju võiks ja see on ju, see mulle ei ole vaja ju, et metsas oleksid mingisugused samblikud või seened on ju. Need ei anna minule nagu midagi, aga need annavad meie kogu selle kogu meie mitmekesisusele metsas annavad nad midagi juurde, aga seda mitmekesisust on meile kõigile vaja, seda ei ole ju mulle vaja. Et ma usun ikka, et ühel päeval asjad muutuvad, aga maru pikalt võtab aega. Et ma olen olnud üle 10 aasta juba sertifitseeritud metsaomanikust, 10-15. Et täna ma ikkagi ainult kulutan ja mitte, ma isegi ei pea seda kuluks, mida ma teen metsas, et kas ma jätan siia natuke rohkem seemne või säilikpuidu, hoian mingisuguseid männidukkasid kauem püsti, kui vaja. Et see nagu ma seda teeksin ausalt ilma selle serdita ka, aga eks täna nagu kõige rohkem koormab mind see kogu see bürokraatia, mis selle serdiga veel kaasneb, eks ole, et ma pean ju seda kõike täitma, kulutama lihtsalt aega. Ma ei arva, et see on mõistlikult kulutatud aeg siin elus. Aga tegelikult tulemust ma sellest ma ei saa tegelikult. Vähemalt mitte majanduslikku. Et siin selja taga on heasti näha üks säilikpuude grupp, mis on mõistlik jätta metsa ja nüüd ta järjest tuleb ka rohkem meile nagu kohustuseks jätta selliseid gruppe, mitte enam üksik seemne ja säilikpuid, vaid gruppidena. Et siin on nagu eriti, et kuidas valida neid langile, et seal võiks olla sees eriti jämedaid või eriti huvitavaid puuliike aga selle grupi ajendas mind jätma sinna üks risupesa, kelle oma see nüüd kunagi oli, kas see oli nüüd mõni viu või mõni kulliline, et kas hiireviu näiteks suure tõenäosusega, et sinna ümber sai jäetud ka veel puid, lisaks teise rinde kuused ja nüüd tõsi, ega see ei ole täna nagu sobilik elupaik sellele kullile, aga kui me mõtleme edasi 10, 20 aastat, 30 aastat, siis see mets ja ümber kasvab siin üsna ruttu 10-15 meetriseks ja siis on talle juba seal väga äge elupaik uuesti olemas. Nüüd natuke räägime kurvast poolest, et ma metsaomanikuna, mul ei ole probleemi jätta selliseid puid metsa, aga oleks loogiline, et mind ei karistata selle eest. Aga täna on see niimoodi. Ehk siis, kui mulle tulebki reaalselt, on see siis kotkas või kull siia metsa, siis pannakse mu mets kaitse alla. Ja seda kaitset ei võeta ära ka mitte siis, kui see lind siit lahkub. See tuleb ruttu ära muuta. Loodame, et see saab varsti tehtud. Metsaomanikud võiks olla premeeritud selle eest, aga preemiat me nii väga ei oota, aga ootaks seda, et me ei saaks karistada. Üks oluline asi on veel, et me peame saama siin metsas ja siin maal, siin külades hakkama ka inimestega, kes siin elavad, et nad ei tohiks meid kui metsaomanikke näha
neid, kes lõhuvad ära teed, kes jätavad sügavad rööpad metsa ja seetõttu on väga mõistlik jätta ka tee äärtesse natukene kasvama neid puid, mis ei ole võib-olla kõige majanduslikult kõige õigemad või vajalikumad, jätta mõned põõsad, jätta teise rinde kuuski, et oleks ökoloogiliselt hea ja visuaalselt ilus. Ja tegelikult jälle sama, et kui me nüüd natuke väga pikemalt ette mõtleme, siis selline tee äärte majandamine ei ole ka metsaomanikule mitte väga suur kulu, vaid see võib olla hoopis tulu. Et kui ütleme nii, et jah, et kui me raiume, siis me tahaks muidugi kasutada väga tihti tee ääri laoplatsideks, aga proovime neid laoplatse teha nii vähe kui vähegi võimalik tee äärde. Jah, nad on vältimatud, aga natukene hästi majandades, hästi mõeldes me saame majandada natuke võib-olla teistmoodi, kui me oleme mõnes kohas täna teinud. Jah, et see nii-öelda omanike kaasamine, teede korras hoidmine, see on PFC standardis ette nähtud kohustus, aga tegelikult see ju võiks olla elementaarne igal sammul, mida me metsas teeme. Ja ma arvan, et see enamasti ka nii on. Korras metsateed, neid on vaja meil endal ja nii-öelda ühiskond kiidab meid selle eest, kui me seda teeme. Siin on nüüd hea näide sellest, kuidas see mets alguse saab, et kõrval on küll lageraielank aga need samad seemnemännid on siin juba vaeva näinud ja siin on näha, kuidas noor mänd on hakanud looduslikult tulema. Istutatud on siia kuuske ja meie eesmärk on küll saada segamets. Istutanud oleme me tõesti ainult siia kuused. Aga loodus annab siia hästi palju erinevaid puuliike juurde ja nüüd ongi see teadlik metsamajandamine, et millised puud nüüd jätta siia ja millised mitte. Et siin on nagu näha, kui kõrge võsa on siin olnud juba see on nüüd 4 aastat vana lank ja selline lepp on kasvanud juba siia 4 aastaga. Aga teadupärast lepast ikka mitte midagi muud ei saa kui ainult küttepuud, siis me tahame ju ikkagi saada selliseid tooteid, mis esiteks annaks loomulikult ka metsaomanikule rohkem tulukust, aga eelkõige on siis see, et ikkagi saaks meie tööstus areneda, saaksime müüa riigist välja tooteid, mis maksavad rohkem, mitte küttepuud. Ja selleks peame me hoolitsema selliste väikeste puukeste eest ja seda lausa mingi 15-20 aastat, enne kui nad saavad ikkagi täielikult siin ise hakkama ja me rohkem siia vahele segama ei pea. Nüüd me oleme ringreisiga jõudnud siis 10-aastasesse metsa, et siia on istutatud siis ainult kuused. Ehk siis just kui me oleksime siia loonud mitte liigirikka metsa, aga tegelikkus on asi hoopis teine. Kuused on küll istutatud, aga meie Eestimaa loodus on niivõrd mitmekesine, et ta annab meile siia tohutult palju erinevaid puuliike juurde ja nüüd on siis see meie otsus ja meie oskus, et milliseid puid siia nüüd jätta neile kuuskadele lisaks, mida mitte, aga iga mõistlik või kuidas ma ütlen, ei saa öelda, et tark metsaomanik, aga jah, kes vähegi natukene ju on metsas liigub, saab aru, et kuusk on selline puuliik, mis võib-olla meile 3, 4, 50 aasta pärast enam ei ela väga pikaealiseks. Et siis on mõistlik, et jätame metsa ka teisi puuliike vahele. Et siin on nüüd hea näide, kuidas üks tamm on suure hooga saanud siin minema. Siin on küll kuusk, aga selgelt me seda tamme ju maha ei võta. Pigem on see kuusk, aitab sellel tammel laasuda ja siin me näeme kaske, siin on haabasid, siin on üks vaher selja taga. Et hästi liigirikas mets on siit tulemas, et kuigi istutatud on ainult kuused ja väga tihti me kuuleme seda, kuidas meid süüdistatakse, et te rajate puupõldusid, et istutate kuuski metsa. Et ma loodan, et metsaomanikud ei solvu ja nad ikkagi kuuski edasi
istutavad. Aga jah, et see ei tähenda seda, et me liigivaeseid metsasid kasvatame. Nii, aitäh Taavile selle sisuka etteaste eest. Kas keegi soovib midagi metsaomaniku käest küsida või oli see piisavalt ammendav informatsioon jätkusuutlikust metsamajandamisest? Ilmselt ei ole. Seega ma arvan, et me läheme oma sellise programmiga edasi oma järgmise ja ühtlasi ka viimase esineja juurde. Aga enne ütlen, et kindlasti kõik osalejad saate täiesti Zoomi välise tehnilise lahenduse sellest samast veebiseminarist koos videoga, nii et need, kes soovivad, saavad seda videot täiesti rahulikult ka kolleegidele nii-öelda informatiivse või õppevideona kasutada, et rääkida lahti, mis asi on jätkusuutlik puit ja jätkusuutlik metsade majandamine. Nii et seda te saate kindlasti talletada vähe kvaliteetsemal kujul, sest täna me toimime ikkagi Zoomi raamistikus, aga üritame teile saata juba kvaliteetsemad lingid. Nii et liigumegi nüüd järgmise ettekande juurde ja meiega on NCS juhtiv audiitor Renal Laastik, kes on hästi pikaajalise kogemusega selles valdkonnas. Ja tere Renal, millest sa meile täna räägid? Tere! Mina räägin sellest sertifitseerimise poolest, et miks see sertifitseerimine siis võiks olla kasulik ja mis selliseid eeliseid või mis murekohti ta võiks ära lahendada, et pigem täna selles võtmes, et vaatame, kas see annab mingit uut mõtet ja hoogu juurde, et see sertifitseerimine, nagu eelnevalt korra mainiti, et on justkui niisugune natukene bürokraatlik pool ka, et seal niisugust dokumendihaldust natukene on vaja teha, aga et kas sellest saab midagi vastu ka. Aga ma siis jagan kohe ekraani. Nii, loodan, et on näha. Nii, väga hea. Kerli andis märku, et on näha. Et siis ma hakkan oma esitlusega pihta ja minu esitluse mõte siis või see pealkiri oli puidutöötleja, ehitusettevõtte ja hulgimüüja, et kõik nad on selle tarneahela osad. Ja et milliseid siis lahendusi see sertifikaat võiks ahelas osalevatele osapooltele siis pakkuda. Et hästi kiiresti räägin teile ka NCS-ist, et kuna me oleme see sertifitseerimise, auditeerimise ettevõtte ja kes on võib-olla siin eilseid lehti näinud, et siis seal on ka sertifitseerimise teemaline üks või mitte sertifitseerimise, aga ühe skeemi teemaline artikkel, mis jälle toob esile, et kuidas tagada reaalselt seda usaldusväärsust ka. Et NCS Estonia on siis sertifitseerimise ettevõte ja meie olemegi tegelikult suunatud just metsa- ja puidutööstusele ja seotud sektoritele, et lisaks sellele, et siis meid auditeeritakse omakorda, nii nagu meie käime ja vaatame, et ettevõtted jälgiksid standardeid, siis meid on omakorda siis hinnatakse vähemalt kord aastas siis näiteks Eesti akrediteerimisasutuse poolt, et meie samamoodi tagaksime ja järgiksime nõudeid. Et lisaks siis PFC akrediteeringule oleme ka Euroopa Liidus kinnitatud teavitatud asutus, mis on siis teatud Euroopa Komisjoni ja sealt tulevate nõuete puhul oluline. Et oluline pean siin ära märkima ka seda, et meil on koostööpartner Inglismaal Soil Association Certification, kellega me siis teatud skeemi osas teeme koostööd. Aga mis on võib-olla oluline veel on audiitorid, et täna sellised Eestis meil on põhimõtteliselt 3 põhiaudiitorit
ja meie näeme seda, et kõige olulisem nii-öelda üks osa selles on ka see, et kõik need audiitorid tegelikult, kes seda auditeerimist ja sertifitseerimist poolt haldavad, et nad oleksid tegelikkuses vastava haridusega ja just ka töökogemusega. Et kõik meie nii-öelda audiitorid on siis kas metsanduse või puidualase kõrgharidusega ja eelnevalt töötanud just siis ka kas siis metsamajandamise ja või puidusektoris. Et tegelikkuses siis me saame väga hästi aru, mida see sertifitseerimine nii-öelda tegelikkuses tähendab, et ka nii-öelda oleme seal teisel pool seda lauda istunud, et see on nagu selle asja mõte. Aga jah, et kõigil meil on tegelikult täna audiitoritena üle 10 aastaga auditeerimise, sertifitseerimise kogemus ja nagu meile meeldib öelda, et siis pange meie teadmised enda kasuks tööle, et võib-olla kiiresti lihtsalt pildiliselt veel need märgid ära, et hästi oluline märk, mida me siis teeme ja pakume, on BFC, siis on mõned märgid veel, et mis on sertifitseerimisega meil seotud. Lisaks võib-olla oluline see CE ja UKCA, need on nii-öelda reaalselt tegelikult ka puidutööstusega seotud, nii-öelda on see siis saematerjal, hööveldatud materjal või puitmajad, et saame ka neid nii-öelda tooteid sertifitseerida. Ja erinevad koolitused, seminarid, infopäevad, et kus seda teadmust nii-öelda edasi ahelas anda. Aga tegelikkuses see sertifitseerimine iseenesest, see ei pea olema üldse keeruline, kui nii-öelda ettevõttes olevad vastutajad tegelikult teavad, saavad aru nendest nõuetest, siis tegelikkuses circa 70-80% on ettevõtetel üldjuhul nii-öelda nagunii süsteemid paigas. Et tegelikkuses, kui nüüd see sertifitseerimise pool siia juurde tuua, siis tihtipeale ei olegi väga palju nii-öelda vaja juurde midagi leiutada. On mõned nüansid loomulikult erinevad skeemist tulenevalt BFC-s samamoodi, mida peab nii-öelda jälgima ja rakendama, aga tihtipeale teil on see põhi, nii-öelda selle juhtimissüsteemi selgroog on juba ilusti olemas. Aga BFC tarneahela poole pealt, et võib-olla üldse, et mis asi see tarneahel siis tegelikult on, et see on siis, ongi see kogu see katkematu jada, mis siis hõlmab kogu seda puitmaterjali, alates sellest osast, mida Taavi ilusti näitas meile, et kuidas see metsamajandamine käib. Ja nüüd, kui nii-öelda see ümarmaterjal näiteks seal üles töötatakse ja ta liigub nii-öelda järgmistesse üksustesse, siis kõik need üksuses olevad järgmised ahelad ongi siis selle tarneahela osad ja see mõte on see, et kui see lõpptoode jõuab siis nii-öelda selle lõpptarbija juurde, et kõik see ahel peab olema tegelikult kaetud sertifikaadiga. See tähendab seda, et iga lüli peab siin siis välja arvatud see viimane lüli, nii-öelda ütleme inimesed ise, kes ostavad, et kõik lülid peavad olema tegelikult sertifikaadiga kaetud ja see annabki tegelikkuses selle nii-öelda kindlustunde, et mitte kuskil nii-öelda ahela väliselt ei ole saanud lisanduda nii-öelda seda puitmaterjali tegelikult, mis ei oleks kontrollitud. Et ettevõtted võivad küll paralleelselt sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud materjaliga tegeleda, aga see mitte sertifitseeritud ja mitte kontrollitud ükskõik mis ahela osas siis tegelikult ei tohi seguneda sertifitseeritud ja kontrollitud materjaliga. Ehk et mõte on see, et kui kuskil üks osa siin ahelas nüüd sertifikaati ei oma, siis see ahela automaatselt katkeb ja siis see ahela osa ja järgmised osad ei saa materjali ja toodet sertifitseerituna näidata. Ja see siis tagabki selle nii-öelda kontrolli põhimõtteliselt kuni kännuni. Aga sertifitseerimise poole pealt veel, millest võib-olla on hea aru saada, mida siin ka juba tegelikkuses algusest peale nii-öelda Lauri rääkis, et tegelikult see sertimine jaguneb nagu kaheks, et on see metsamajandamine ja on tarneahel. Need on oluliselt erinevad nii-öelda sertifitseerimise osad, et kõik see, mida metsast tehakse, mida Taavi rääkis, et see on nii-öelda metsamajandamise pool. Ja teine siis on see tarneahela pool, tarneahel ja metsamajandamine siis tegelikkuses nõuetest tulenevalt jälgivad erinevaid asju. Aga et kuidas siis see tõendamine ja kontroll käib, et tegelikkuses jah, oli suhteliselt lihtne, et kõik ettevõtted, kes on süsteemis, nad peavad esiteks omama sertifikaati, et näidata siis selle materjali sertifitseeritust. Et see on nagu üks esimene oluline osa
ja teine ongi siis see, et sul peab olema nii-öelda välja töötatud vastav siis juhtimissüsteem, kuidas sa suudad vastavaid nõudeid näidata, et sa neid nõuetele vastad, et on see siis metsamajandamine või on see siis saeveski, höövlitööstus, puitmajatootja või lihtsalt vahendusettevõte. Et kõigile on teatud nõuded, mida tuleb jälgida ja see on siis 5, kuidas audiitor kontrollib, tuleb kohale, teostab selle auditi, vaatab, et kas antud ettevõtte mõistes on ta siis jälginud kõiki kohaldatavaid nõudeid. Ja kui kõik asjad on ilusti paigas, et siis väljastatakse sertifikaat ja see sertifikaat on selles suhtes ka nii-öelda oluline, et kõik informatsioon on avalik. Ehk et kõik sertifitseeritud ettevõtted on PFC andmebaasis tasuta kättesaadavad. Et iga eelnev lüli või järgnev lüli, kui ta tahab aru saada, et kas see materjal või tarnija on ikkagi sertifitseeritud, et ta saab seda kontrollida ka andmebaasist ja kui nüüd mingi muudatus toimub, siis andmebaas tegelikult suhteliselt kiiresti, üldjuhul 24 tunni jooksul on see muudatus sinna sisse viidud, et kas keegi saab uue sertifikaadi või kui kellegi sertifikaat peatatakse või lõpeb. Et see on 5, kuidas seda kontrolli teha. Ja teine nii-öelda osa selles kontrollis on tegelikult see, et kui materjali nii-öelda ühest osapoolest teise liigutatakse või müüakse, siis alati on vastav informatsioon peab olema ka nii-öelda müügi dokumentide peal. On need siis arved, saatelehed, veoselehed või spetsifikatsioon, millega siis tegelikult jälle antakse nii-öelda oma sertifitseeritud informatsioon edasi järgmisele lülile. Ja niiviisi siis tegelikult kogu see informatsioon ja nii-öelda see ahelat on võimalik ka kogu selles tarneahelas tegelikkuses jälgida ja katta. Ja tegelikult 3. oluline pool, millega on võimalik näidata sertifitseeritust ja ka toodete nii-öelda reaalselt konkreetse toote sertifikaadi osakaalu, on siis need PFC logod või kaubamärgid, et toote logo saab reaalselt panna siis kaasa tootele, mis on PFC sertifitseeritud. Ja et kui te näete kuskil, kõige lihtsam näide võib olla kohvisõpradele ja teesõpradele on, et kui te lähete kuhugi tanklasse ja võtate kohvitopsi, siis tihtipeale see kohvitops on just PFC märgiga ja sealt tegelikkuses siis saab aru selle, et antud kohvitopsis on kasutatud PFC sertifitseeritud materjali. Aga tegelikkuses, et milliseid probleeme siis see sertifikaat ja see PFC märgis nii-öelda lahendab või milliseid probleeme ta võiks lahendada, et need tegelikkuses, neid on päris palju ja need on erinevad. Et esiteks võib-olla on see, et vastu seadusandlusele, et sertifitseerimisskeem nagu PFC on üles ehitatud siis nii-öelda laialt tunnustatud üldistele rahvusvahelistele nõuetele ja seal on siis kaasatud enamus selliseid põhipunkte ehk et materjali legaalsus, et kui materjali nii-öelda üles töötatakse või ühest ahelast teise liigutatakse, et siis kõik legaalsusega tõendatud nõuded peavad olema tagatud. Lisaks sellele samamoodi siis näiteks looduskaitselised nõuded, et kui metsas toimub selle materjali ülestöötamine, et seal ei rikutaks siis looduskaitselt tulenevaid reeglistikke, näiteks ei oleks kõrge kaitseväärtusega alasid nii-öelda ülestöötatud, et oleks tagatud nii-öelda loomadele, taimedele piisav elustik. Samamoodi oluline on näiteks ILO erinevad konventsioonid, mis räägivad töökaitsest, tööohutusest, töötajate diskrimineerimisest, lapstööjõu kasutamise võimalustest, et tegelikkuses PFC sertifikaati omades te läbi selle suudate näidata ka, et sellega on siis seadusandlusest ilusti jälgitud ja järgitud ja seda siis auditeerimise käigus tegelikult kontrollitakse. Teine selline oluline aspekt PFC sertifikaadi juures on see, et kui te saate oma kliendile näiteks näidata sertifitseeritud staatust, siis see tegelikult annab teie kliendile kindlustunde, et see materjal, mida te oma nii-öelda tootmises kasutate, on pärit siis tegelikult sertifitseeritud ja kontrollitud allikatest. Ja see siin nii-öelda viib tagasi selle tarneahela pildi juurde,
et kuna iga lüli peab olema süsteemis sertifitseeritud, auditeeritud, siis kõik, kellel on see sertifikaat väljastatud, peavad nii-öelda saavad kasutada ainult materjali, mis on sertifitseeritud ja just kontrollitud allikatest. Ja kolmas võib-olla selline PFC sertifikaadi puhul oluline nüanss ongi see, et lisaks sellele, et te saate näidata, et see materjal on sertifitseeritud, kontrollitud, mida te kasutate, siis tegelikkuses on teil võimalus ka kogu seda nii-öelda tõendada. Kogu see materjal on jälgitav, kontrollitav ja kui nüüd keegi teie klientidest näiteks ütleb, et tore küll, te olete PFC sertifitseeritud ettevõtte, sul on sertifikaat, sa oled andmebaasis üleval, aga ma tahaksin ikkagi aru saada, et kust see materjal näiteks pärit on, mida sina kasutad, siis PFC standardid annavad või ütleme õigemini siis ütlevadki seda, et kui keegi teeb teile sellise päringu, siis te olete kohustatud sellele päringule vastama ja see tähendab seda, et kui te ise ostate samamoodi PFC sertifitseeritud materjali, siis võib-olla teid otseselt nii-öelda ei huvitagi see, et kust see materjal on reaalselt üles töötatud, aga teil on alati õigus siis küsida oma tarnijalt. Kuule, ole hea, ma tahaksin nii-öelda aru saada ikkagi, et kust see materjal, mida sa mulle müüd, nii-öelda on üles töötatud, mis on selle päritolu näiteks või et millised on need täpsed puuliigid, et mida sa nii-öelda kasutad ja mulle edasi müüd. Ja teete sellise päringu oma tarnijale, siis teie tarnija omakorda, kes on sertifitseeritud, ta peab selle informatsiooni teile edastama. Kui tema nüüd täpselt ei tea näiteks päritoluriiki, siis tema jällegi küsib nii-öelda ahela seespoolt. Sellisel viisil on siis võimalik tegelikult alati ka teil või teie nii-öelda klientidel vajadusel nii-öelda seda informatsiooni hankida ja siis näiteks näidata vastavust lisaks erinevatele seadusandlustele, näiteks, et täna on Euroopa Liidu puidumäärus, mis veel kehtib, aga nii-öelda järgmisel aastal siis kõigil või päris paljudel on vaja näidata vastavust Euroopa Liidu nii-öelda raadamisvastasele regulatsioonile. Ehk et need on need asjad, mis siis tegelikkuses võimaldavad ka reaalselt selle informatsiooni edasiandmist teie kliendile. Et esialgu ta võib tunduda selline et ebaoluline, aga täna turg näitab, et üha rohkem tegelikkuses tehakse ka lisapäringuid, et aru saada, et kas materjal, kus ta pärit on, millised on puuliigid, aga et kui sa suudad seda oma PFC sertifikaadiga näidata, siis tihtipeale su klient võib-olla ütlebki, et okei, ta teab, mida see PFC tarneahel endast sisaldab, kuidas see süsteem on üles ehitatud ja ta ei nõuagi rohkem nii-öelda lisainformatsiooni teie poolt. Järgmine punkt on see, et läbi sertifikaadi te saate näidata tegelikult, et teie ettevõtet on auditeeritud rahvusvaheliselt siis tunnustatud erapooletu auditeerimise kaudu. Ja võib-olla kõige olulisem punkt nagu siin on tegelikult see, et sellisel juhul päris paljudel juhtudel on see, et teie klient ütleb siis, et okei, sellest mulle piisab, kuna auditeerijad on omakorda akrediteeritud, rahvusvaheliselt tunnustatud, siis mina, kui teie klient ei tahagi tulla teie ettevõttesse ja ise nii-öelda kohapealset audit läbi viia. Et üha rohkem on kuulda seda, et just suuremad võib-olla grupid ja gate'id ka tegelikkuses tahavad nii-öelda tagada või peavad näitama vastavust oma siis kas korporatsiooni nõuetest või riiklikest nõuetest, peavad oma tarnijaid kontrollima. Samamoodi, et kas on töökaitse, ohutus tagatud, kas kõik tingimused töötajatele on ilusti õiged, et siis PFC sertifikaat näitab ka seda, et kõiki neid asju on tegelikult hinnatud, tõendatud ja see ettevõte, teie klient ei näe vajadust tulla eraldi teie ettevõttes omapoolset auditit või siis nagu teise osapoole auditit läbi viima. Järgmiseks sertifikaat, PFC sertifikaat annab teile nii-öelda parema juurdepääsu siis kas olemasolevatele või ka uutele turgudele ja võib-olla seda, et siin oma nii-öelda auditeerimise ajaloo jooksul ma võin öelda, et just see osa, kui majandusel on raske, et siis tegelikkuses on näha, et ka eelmisel majanduslanguse ajal, et oli pigem nagu näha seda, et ettevõtete see sertifitseeritud
materjali tegelikult ühes osas see materjali nõudlus langes, aga et nii-öelda suuta oma materjali paremini turgudel realiseerida, siis ikkagi nii-öelda oli see sertifikaat üks viis, kuidas kas uutele turgudele paremini siseneda või siis olla nii-öelda teistest konkureerivas mõistes natukene paremal seisukohal. Järgmine punkt, mis PFC sertifikaadiga samamoodi tegelikult kaasas käib, on natukene võib-olla seotud selle eelmise punktiga, aga selle teie toote või materjali konkurentsivõime tõstmine ja tegelikkuses, nagu siin eelnevalt ka räägiti, siis üha rohkem kirjutatakse neid nõudeid sisse ka erinevate riikide seadusandlusesse, et just tahetakse näha, et see puitmaterjal oleks sertifitseeritud ja teatud projektides osalemise puhul võib see olla üldse nii-öelda täiesti eeltingimus, et kui teil ei ole näiteks PFC sertifikaati, siis teil ei olegi võimalik teatud nii-öelda projektidest osa võtta või oma pakkumist sinna teha. Vähem oluline ei ole ka nii-öelda need huvigrupid, ehk et kes siis üha häälekamad igal pool on ja läbi selle sertifikaadi on siis võimalik tegelikult ka huvigruppidele näidata oma ettevõtte nii-öelda panustamist jätkusuutlikkuse nõuetesse, on see siis kasvuhoonegaasi emissioon, metsade pikaajalise tootmisvõime säilitamine või siis bioloogilise mitmekesisusega arvestamine, et jälle see PFC sertifikaat tegelikult näitab ka seda, et alates sellest metsast, kus see mets nii-öelda kasvatatakse, hooldatakse, et seal on tegelikult nii metsakaitselised kui kõik legaalsust tagavad nõuded ilusti tagatud ja sellisel juhul on see üks viis ka nii-öelda oma huvigruppidele sellist omapoolset panust näitamist. Ja võib-olla siis kogu selle asja tegelikkuses saabki kokku võtta selle PFC logoga või selle kaubamärkidega, et tegelikkuses, et teil on õigus kasutada nii-öelda PFC kaubamärke, on need siis tootelogod, on need siis reklaamlogod, ja kui te saate seda nii-öelda märki kasutada, siis see juba samamoodi viitab kõikidele nendele eelnevatele punktidele ja logo peal on alati siis ka iga ettevõtte PFC litsentsinumber, millega jälle alati on võimalik jõuda teie ettevõtteni ja nii-öelda näha, et teil on sertifikaat, te olete andmebaasis olemas ja te vastate kõikidele nii-öelda PFC-ga seotud nõuetele. Et võib-olla tegelikult siin mina nagu lõpetaksingi, et võib-olla mida nagu öelda on see, mida veel nagu Taavi võib-olla välja tõi tegelikkuses, ongi see, et tegelikkuses selle tarneahela poole peal, et ei tohi ära unustada, et kõik tegelikkuses saab alguse metsast. Et see metsamajandaja justkui on see üksus, mida tihtipeale ei näha kõikide nende tarneahela punktide taga, aga tegelikult nemad on need, kes selle PFC sertifitseeritud materjali kõigepealt turu peale toovad, et kõik need teised tarneahela osad tegelikult saaksid siis võib-olla nii-öelda siis natukene nagu profiiti lõigata sealt oma süsteemis, aga et kui ei oleks nii-öelda metsamajandamist ja neid tublisid poisse tüdrukuid, kes seal metsas tegutsevad, et siis ei oleks ka teistel tarneahelas olevatel osapooltel võib-olla neid kõiki vilju nii magusalt maitsta. Aitäh! Kui on küsimusi, siis andke tulla. Tere, mina Aivo Nordwoodist. Mul on selline küsimus, et just metsamajanduse poole pealt, et mis on, me ei saa nagu lõplikku tõde, aga kuidas nagu tunnetus on, et just Eesti seadusandlus metsamajandamise koha pealt ja nagu need erinevad sertifikaadid, näiteks PFC, et kui palju tegelikult peab nagu metsamajanduses tegema lisatoiminguid, ma ei tea, kas lang väiksem olema, seemnepuid rohkem jätma või tegelikult meil on ikkagi juba seadusandlusest tulenevalt nii ranged nõuded, et põhimõtteliselt me võiks öelda, et me majandame põhimõtteliselt samal tasemel, kui PFC nõuab juba läbi seadusandluse. Aitäh! Jah, et selles osas
eestlased on niisuguselt agaralt tublid, et tegelikkuses meie metsaseadus, looduskaitseseadus on tegelikult juba päris hästi nii-öelda üles ehitatud ja PFC võib olla selline PFC nagu struktuuriline loogika tegelikkuses üks ongi see, et PFC-l on oma riiklikud esindused, kes siis riikliku poole pealt näiteks metsamajandamise poole standardi üles ehitab, mida siis metsas tuleb kasutada ja need standardid lähtuvadki tegelikkuses siis konkreetse riigi nii-öelda seisukohast ja võtavad arvesse juba riigi eripära ja ka seadusandlust. Et selles osas see PFC süsteem on selles suhtes nagu mõistlikum ühtepidi, et ta ei sea väga palju nii-öelda lisanõudeid PFC metsamajandajale. Ta jälgib seda, vaatab, mis on riigi seadusandlus ja siis üritab need asjad siduda PFC nii-öelda selliste nagu lisapunktidega. Et selles osas jah, PFC metsamajanduse standard päris nagu võrdusmärk Eesti seadusandlusele automaatselt tõmmata ei saa, aga ta on küllaltki lähedane sellele, et seal võib-olla tulevad juurde sellised asjad nagu huvigruppidega suhtlemine ja siis ongi just see, et kuidas kogu seda protsessi reaalselt tõendada, et saada nii-öelda, sest audiitorile on vaja näidata tõendust teatud aspektide rakendamise ja kasutamise osas, aga põhimõte on jah see, et päris palju on seotud juba kehtiva seadusandlusega ja see tegelikkuses ongi PFC üks nii-öelda selline võib-olla eripära ja ka pluss, et nad ei lähe nii-öelda väga palju nii-öelda üle liikmesriigis kehtivat seadusandlusest, et nad püüavad jälgida seda seadusandlust ja siis PFC nii-öelda printsiipe. Aitäh! Nii, kas Renalile on veel küsimusi? Siis ma eelmise küsijale lisan veel vastuseks, et kasutades PFC juhatuse liikme Gunnar Reinappu, kes on ka ühtlasi selle metsamajandamise standardi loomise juures ja niisugust juhtivat rolli selles grupis omanud, on öelnud, et see on laiend või täiendus olemasolevale metsaseadusele. Nii et nõustun täiesti sellega, mida Renal eelpool rääkis. Aga minul on lõpetuseks küll Renalile veel üks küsimus seoses selle tarneahela poolega, et tarneahela ettevõtted tegelikult sel hetkel, kui sina nendega suhtlema hakkad audiitorina, siis tõepoolest peavad ju muutma paljudel juhtudel rida asju oma senises toimimises. Et mis asjad need on? Me ju tegelikult selle auditeerimisega läheme kuni teatud protsesside muutmiseni ettevõttes. On see nii? Jah, aga see sõltub väga palju sellest ettevõttest ka, et ongi, et esimene asi, mis mängima hakkab, on see, et millega see ettevõte tegeleb. Et kas ta on vahendusettevõte, kas ta on tootmisettevõte, kui detailne nii-öelda see tootmisprotsess on, mida ta rakendab, kas ta tahab tootmisprotsessis kasutada näiteks ainult PFC sertifitseeritud sisendmaterjali või ta tahab seal kasutada PFC sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud, seda mitte sertifitseeritud materjali ise kontrollituks teha. Tegelikkuses neid aspekte on päris palju, mida on vaja nii-öelda ettevõttel, no mitte palju, aga ettevõte peab nagu enda jaoks ära kaardistama, et mida ta saada tahab ja kuidas ta siis seda saavutada tahab, et teinekord on variandid, kus ettevõte ei pea tegelikkuses peaaegu mitte midagi tegema. Ta ongi selle süsteemi enda jaoks välja töötanud, et on mingid nii-öelda dokumentatsiooni mõistes tõendamist vajavad aspektid, aga jällegi, et see PFC süsteem, jällegi ta ei ütle ka midagi, et sul peab olema kindlasti kirjutatud mingisugune pikk ja paks PFC käsiraamat, seal on pigem öeldud seda, et sa pead suutma näidata vastavust punktidele. See, et kuidas seda vastavust näitad, et kas sul on endal mõni raamatupidamisprogramm, kus sa nii või naa registreerid oma tarnijad, oma ostud, müügid, et sa saad sealt nii-öelda võib-olla selle informatsiooni kätte. Võib-olla sul on olemas nii-öelda tootmises on sul mõni tootmistarkvara, mingi ERP-süsteem, kus sul on kogu see jälgitavus tagatud nii või naa. Et tegelikkuses et seda tuleb nii-öelda vaadata iga ettevõtte seisukohast ja paljudel ettevõtetel, ütleme, et enamus ettevõtetel tegelikkuses on see,
et kui neil on nii või naa see süsteem mingil määral olemas, vastasel juhul nad ei suudaks täna nii-öelda tegutseda hästi ja kasumlikult. Et see on nagu see pool, et ei tasu karta seda, et see BSC süsteem on hirmus keeruline ja nõuab väga palju bürokraatiat. Loomulikult, kui sul ei ole mitte midagi, et siis sa pead kuskilt pihta hakkama aga täna ka see ei nõua seda, et sa pead tegema suuri kulutusi näiteks mõne IT-platvormi nii-öelda sisseostmiseks. Põhimõtteliselt ettevõte suudab ka kõik need nõuded rahulikult ära näidata kas Exceli tabelite baasil ja hästi palju informatsiooni selles osas, et kui palju just olulisem on see, et kui palju see informatsioon nende võtmeisikuteni on viidud, et ettevõttes võib olla 200 töötajat, aga näiteks PFC tarneahela jälgimise eest vastutab ainult 3 inimest. Et see ei tähenda seda, et kõik 200 inimest peavad nüüd hirmsasti vaeva nägema ja aru saama, mida see PFC süsteem tähendab. Ei, et on võimalik ka nii, et need 3 nii-öelda vastutajad tegelikkuses suudavad ise kogu selle PFC süsteemi ära hallata. Aitäh ja ma tänan kõiki, kes te olete täna olnud need 1,5 tundi tegelikult ka natukene rohkem meiega ja ma lõpetaks Lauri alustatud mõttega. Selle mõttega, et PFC üritab asju teha mõistlikult, vähem bürokraatlikult ja me oleme PFC Eestina teie lähedal, et lihtsustada teie toimimist ja olla käeulatuses. Nii et tänan veel kord ja soovin teile toimekat jätkusuutlikud jõuluaega. Kõike head, nägemist! Just.